olema, siis peab olema selline vähemalt jõudude tasakaal sama, kui ideaalis võiks olla turvatahtide poolest ohutum, kui on ikkagi jõudude tasakaal veel üleval, et sul politseinikke on siis põhimõtteliselt 2 korda rohkem, kui sa lähed ohtlike kurjategija kinnitama või ohtlikku olukorda lahendama. Põhimõtteliselt tänaval siis 1000 inimest seal märatses on ju, vähemalt siis 3000 inimesega oleks pidanud selle loogika järgi siis nagu toimetama. Tegelikkuses siis nii ei ole ja tegelikkuses ka nii vaja absoluutselt ei ole, sest kõik see tehnika, oskused, psühholoogiline pool, meeskonnatöö on ju, see kõik kompenseerib selle. Et seal üks õppetundidest kindlasti oli see, et 10-15 inimeseline punt, politseinike punt, koolitatud väljaõpetatud varustusega on ju, et mingit probleemi ei ole selleks, et 50 märatsejat neid võtaksid nagu kontrolli all. Tegelikult mis jõudude tasakaal hoopis kordades politseinike kasuks, need ei pea olema nii palju absoluutselt, sest see meeskonnatöö, oskused, psühholoogiline pool, varustus, jõu kasutamise reeglid, resoluutsus on ju, need mängivad tohutult nagu rolli selles siis olukorras. Aga nüüd see kaart on sellepärast ees, et palju muutunud sellest ajast. Siin on see pronksõdur kolmnurk, eks ole. Siin on Kaitsepolitseiamet, mis on riigile ülioluline asutus, millel ei olnud piisavalt turvameetmeid, mille aknad visati siis kuni kõige ülemise korruseni sisse, nii palju kui neid oli. Ja mõni tahtis ka aknast sisse minna, aga see ei õnnestunud. Ja teine, mis siin oli, miks tekkis siin tohutu sulg, oli möödasid sellest eelmalt allapool minna, see oli Kodakondsusmigratsiooniamet, kus siis kelle keldris olid tohutult suured serverid seal ja seal kõikide Eesti kodanike andmed paiknesid seal. Selle keldrisse pääseti sisse, vesi tehti lahti ja need serverid oleks seal siis nagu ära uppunud. Politseinikel tuli teha paus ja saata päris suur hulk politseinike alla, kes peksaksid selle enda tänava Kodakondsusmigratsiooniameti maja tühjaks. Niiga kuni võetakse siis maja nagu valvale. Sest Eesti riigi kodanike andmed oleks kõik nagu ei hukka uuesti tulnud nagu taastada, eks ole. See on nagu meeletu selline risk. Ja muidugi teie, mis keerukaks teeb, on, et siia saab tulla peale nagu erinevatest nagu suundadest, eks ole. Et seda kõike on võimalik juhtida, kus inimesed peale lased ja samases, kus kohta sa enam ei luba neid ja kuhu sa hakkad neid nagu välja siis nagu suruma. Tänavad on kitsad, seda juhtus nagu Tõnismäe tänavaga, siin tekkis tohutu pudelikael, kui midagi pidime tegema, inimese koondus ka nii palju sinna ette, et lihtsalt inimesed üksteist võisid seal vigaseks nagu talluda ja seda ka kindlasti juhtus. Raamatukogu ka, et kõik olete seal käinud, seal on toredad rõduosad, siis on ilusad sellised kivid asjad läksid lendu, rõdu pealt on hea vaadata, juhtida sealt seda tegevust sealt tagant, neid venemeelsed, eks ole, seda tegevust ka siis juhiti mingil määral päris 100% lõpuni õnnestud nagu tõestada, aga seda oli kindlasti nagu märgata ja sealt, kes on alati taktikaliselt kuskil kõrgemal või üleval, see on alati ka eelis olukorras, et kui sealt ülevalt visatakse ikkagi kaevuluuk ja seal politseinikele pähe on väga raske sealt alt nagu tõrjuda ja siis tegevusi planeerida. Nii et see maastik on alati hästi oluline ja see tänavate võrgustik ja kui sa seal planeerid neid tegevusi, pead kõikide asjadel mõtlema, mis on need evakuatsiooniteed, jõudude juurde toomise teed on ja kas sellest kõik saavad ühtemoodi aru on ja kus kohast peale tulla. Et seal videos oli näha seal sellised, kui see alguse esimesel fotol oli üks Vanglat ameti vana sild, päästesild. Uraal. Ja siis oli ka see, et me taktikaliselt ehitame operatsiooni nii üles, et kõigepealt lähe politseinike, aed ilusti ümber, eks ole, üksikud politseinikud vestlevad seal küll nii palju kui võimalik ja ei ärrita selle suure massiga. Ja siis hakkame järjest juurde tooma, kui nagu vaja on, mitte ei ole kohe väljas K-komando või märulipolitsei või kiivrid ja nuiad, need tulevad kõik alles hiljem. Et kõik olid kuskil valmis, kuskil siin selles piirkonnas ja planeerisime nagu korralikku sellist nagu manöövrit ikkagi, et ja jõu eskalatsiooniga järjest astuda sammude kaupa, mitte ei ole kohe see täisjõud nagu väljas, ikkagi kaine võistlus ja vabal maal on inimesed ja õigus on protestida ja ei olnud avaliku koosoleku eestvedajad ka, kes vastutaks ja selle eest, et on inimesed siis suunatud ja korrale kutsutud ja kellega saaks dialoogi pidada, et oli lihtsalt üks inimeste mass seal, aga siis see keskkond oli üsna selline nagu keeruline kindlasti politseioperatsiooni jaoks, mis nagu võib-olla meie edu nagu takistas oli, et miks me ei olnud nii kiired seal mingites kohtades, lisaks sellele, et meil polnud kogemusi ja kõik see võttis aega kaasatud jõud nagu arvudes, et põhiliselt tegime sellise liigutuse, et seal on näha, et jääks meelde, et see ei olnud 2 päeva üritus, see oli 18 päeva. See tegelikult tähendab pikka planeerimist ja sa ei tea, kui pikalt tegelikult läheb.
algusest tehti plaani, 2 päeva plaan, massiliste rahutuste selline võimalik oht oli siis nii politsei kui kaitsepolitsei poolt välja toodud, et selline asi võib nagu juhtuda, kui seda pronkssõdurit teisaldama hakatakse ja seal kaevetöid tegema neid kõigepealt, et siis nagu sõjahauda nii-öelda välja kaevata. Planeerisime 2 päeva peale ja tegelikult kestis hoopis ikkagi 18 päeva, ehk siis see operatsiooni, kuna see kõik oli nii palju muutujaid oli palju, siis tuli sellega kogu aeg nagu kaasa minna ja oodata siis seda õiged sellised staabielemendid nagu käivitada, kes siis üks on see, et omab olukorrast ülevaadet, teine, kes oskab teha seda pikka planeerimist, lanked ja okked nagu nimetatud. Et ikkagi pikk ja muidugi jõudude poole pealt oli lisaks politsei kaasatud ka palju siin partnerid, abipolitseinikke ja kaitseliitlasi ja sellel ajal ei olnud ju Politsei- ja Piirivalveamet, vaid Politseiamet, oli Piirivalveamet, oli eraldi amet, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet oli eraldi amet ja sai juurde veel ka kolleeg ja vanglate eriüksus oli seal juures, loomulikult Päästeamet, Tervishoiuamet, Kaitsepolitseiamet, Kaitseliit on ju, Tallinna linn oli siin küll kiirabi osas oli esindatud ja oli Tallinna linnaga korrakaitse nõuniku saime staapi. Linnapea oli Edgar Savisaar, kes sellel ajal ei arvanud üldse nii nagu Eesti riik enamusel. No kõik oli linn ja valitsus olid natuke erinevatel pooltel sellel ajal ja Savisaar paljusid asju ei lubanud teha ja ei tulnud nii-öelda meile siis seal Urmas Ait oli siis see korrakaitse nõunik, tihtipeale ületas ka siis neid volitusi, mida ta linna pealt polnud saanud. Et oluline on ka siis seesama see linna nii-öelda nagu kui omaniku, kelle territooriumil tegevused käivad, kui on vaja ikkagi ühistransport ümber suunata või kinni panna või siis trammiliinidest vool välja võtta teatud põhjustel. Et siis on ikka ülioluline ka, et linn oleks esindatud. Nii et see loetelu tegelikult on tunduvalt pikem. Kui neid numbrid vaadata, päris suured numbrid, kui see kestus on ikka mitmeid päevi, siis meil tegelikult oli selline ütlemine, et kõik tugevad mehed, naised, terved tõime ära tegelikult Tallinnasse ja Harjumaale siia Tallinnasse ära ja jäid koha peale ainult siis abipolitseinikud, lombakad meespolitseinikud ja siis rasedad naispolitseinikud, põhimõtteliselt tõmbas lihtsalt tühjaks riigi, et teeme kõik Tallinnasse nagu ära. Ja see pärast hiljem hakkas kätte maksma, sest hakkas ju Jõhvis ja Ida-Virumaal hakkasid tegevused, siis sa pead tegema hoopis tagasi hakkama seda ressurssi teistmoodi nagu planeerima. Nii et need on kõik sellised nii-öelda planeerimise väljakutsed, et ressurss oleks piisavalt, jälle, et ei oleks ülepaisutatud, et jääks meelde see taktika jutt, kui palju politseinikke vaja mingi X arvu märatsejate laiali saatmiseks, et vähemast ei olnud, nii et tõime need kohale kõik, kes oli võimalik, vähemalt esimestel päevadel. Kestis pikalt, kus oli korras välja keksma. Juhtimine ka, ega meil sellel ajal juba tegelikult toimusid operatiivteenistuste koostöökoolitused, siin paljud kolleegid on, enamus ma arvan siin saalist võib-olla on läbi sellel käinud, et mis sai alguse siin Tallinna Harjumaal ja siin eestvedajad nii paar tükki istuvad vähemalt siin ruumis on ja kes neid koolituses olid, politsei poole pealt oli see Peeter Moora, kes neid koolituse korraldas, et kõigepealt operatiivteenistused oskaksid koos toimetada, teaksid teineteise võimet, teineteise soove, teineteise keelt, et see oli kõik sellises, midagi oli juba toimunud mõned aastad, aga pigem ta oli ikkagi sellises algusfaasis, ta täna on ikka täiesti teisel tasemel kogu see koostöö pool ja koolituste pool, mis puudutab seda kriisijuhtimist ja on toimunud tohutu areng, aga selleks oli vaja ka sellised sündmused, mis kiirendas seda arengut. See on nüüd selle aja siis selline juhtimistasand, ma jätsin kõik täpselt autentsena nii nagu siis oli, täna absoluutselt nii tehtud. Kunagi strateegiline staap on ikka täitsa teise mõttega, on see poliitiline strateegiline staap, siis võib olla seal selle konkreetse operatsiooni jaoks selline ametkondade ülene strateegiline staap, Siseministeerium võib olla seal sellises juhtivas rollis või on juhtiv amet, kes on selles rollis. Ja seal ei ole tavaliselt segu sellest strateegilisest ja operatiivsest asjast. Nagu näete, mina olin see operatiivstaabi juht, mina olin ka siis strateegilise staabi liige, täna seda absoluutselt selliselt ei tehta, aga lihtsalt see oli ka sellise nagu kogemuse väljaõppe poolt ja strateegiline staab käivad kogu aeg koos, kes teatud tipphetkedel käis koos, juhtkond, seal nii-öelda koosseisvahetus, vahepeal see strateegilise staabi koosseisus olid ka mõned ministrid, kaitseväe juhataja, peaminister käis läbi, president käis läbi, sest need kõik arvati nii-öelda vahetevahel strateegilise staabi nagu koosseisu, ega seal selliseid ei toimunud, et operatiivstaap teeb olukorra ülevaade anti alati,
aga selline nagu planeerimise või juhtimisotsuste jaoks, et oleks see tasand toonud juhtimisotsuseid nagu siia, noh see ikkagi oli üsna sellises nagu lapsekingades. Pigem oli nii, et siseminister, kes oli tippaegadel Jüri Vihtis, eks ole, kes tippaegadel alati oli sündmustel juures, ta oli operatiivstaabis. Mina operatiivstaabina siis kõige keerulistel aegadel tegi ministrile ütlesin, et nüüd on valikukohad need 2. Soovitan sulle teha ministrina sellise nagu sihukese otsuse. No, veekauri kasutamine, jõu kasutamine, platsi tühjaks löömine. Et see on ikkagi hea, kui selline poliitiline selline nagu kooskõlastus oleks sellistel asjadel olemas, et ikkagi on teada, mitte pärast ei ole mingisugust süüdistamist, sest varasemate aastate kogemus oli ikka see, et siseministri, kes sai nüüd väga sagedasti peksa, mitte ei tulnud juhised, kuidas tuleb käituda, vaid kui valesti oli, siis leiti alati süüdlane üles. Et siis Jüri Vihig oli ideaalne seal toimetada, Toip oli väga suur selline tugi ja vastutas otsuste ees ja pärast, kui valitsus ka veel kogunes ja peaminister Ansip ja siis teised valitsuse liikmed. Et siis ta ilusti kõike kaitses ja õigustas, et kõik olid nagu meie taga, et oli hea toimetada sellises keerulises olukorras, kui sul on kogu see poliitiline pool selja taga. Selleks, et ta selja taga oleks, ta peab nägema, mis toimub, millised on valikukohad. Sa pead need valikukohad talle ette tooma, ta on kaasatud otsustesse, ta on sinu selja taga ja siis ka ühiselt vastutame selle kõige eest, mis me seal korda nagu paneme või toimetame ja kuidas me toimetame. Nii, selline siis esimene vaade sellesse siis staapidesse. Ja kui te nägite, siin ei ole kirjutatud niisugune staapi kui taktikaline staap. Taktikaline staap või taktikaline nii-öelda pool on ju kõik see, mis õues toimetab, ülioluline. Et nüüd räägin sellest taktikalisest poolest, sest juhtimine oli tegelikult segu, strateegiline, operatiiv, taktikaline, kõik oli segu. Need vormid olid küll olemas, aga siis hästi suurt rolli mängis see operatiivstaap ja ka taktikaliste tegevuste suunamisel sellepärast, et operatiivstaabis olid silmad ja info koos. Kui te mäletate, 19 aastat tagasi oli selline aeg, kus digitaalsed asju oli väga vähe, olid analoogi põhimõttel töötavad asjad. Linnakaamerad, mis olid kõige olulisemad silmakanalennast, mis toimub, need olid kõik analoogkaamerad, üleval küll postid otsast juhitavad, kõigil oli kaabel taga ja see jooksis politseist 2 kohta juhtimiskeskusesse ja juhtimiskeskusest toodi kaabliga pilt üles. Õues, kes toimetasid, nad ei näinud tegelikult kõrval tänavatel, nad ei omanud nagu linnast sellist ülevaadet. Tehnilised igasugused, nagu täna on sittrepid ja kogu see majandus, internet ja kuskil laptop on mingi staabis mingi ülevaadet, noh see kõik oli tead selline, levi on, levi ei ole, hulka rahvast oli kesklinnast, telefoniga helistada ei saanud, mida sa siis räägid mingisugusest 3G-st või sellistest asjadest, andmesidest. Kõik see lihtsalt see tehniline pool tohutult palju määrab seda, kuidas toimetada, kui efektiivne see on, millised tööriistu sa saad kasutada. Täna on nagu kordades lihtsam ja võimud on täiesti hoopis teised. Kasutasime selliseid nimesid, nagu suuremad nagu sellised jupikesed linnast olid sektorid või siis objektid on ja siis seal all tegevused nii-öelda need nagu selline spetsialiseerumine, noh see on eriüksus, eks ole, märulipolitsei, ka komandab kõik teave, eks siis kriminaalpolitsei, kaitsepolitsei tegevus on ja siis oli selline infokeskuse nagu roll ja siis mida me moodustasime ka kohe tegelikult esimestel päevadel, tegime instrueerimismeeskonnad ja koolitusmeeskonnad. See on lihtsalt selline õppetund, et kui on nii palju inimesi kaasatud, sadu tuhandeid, vahetustega sa pead nüüd tööle panema. Iga vahetus, kõigepealt omandatakse tohutult kogemusi, mis töötab, mis ei tööta on ja selleks kõik sisend läks koolitusmeeskonda, selleks, et kuule tead, tegime sellist taktikat, see oli efektiivne on ja me oleme tegelikult siiamaani meie praktika täiesti vale olnud, arvasime, meil on vaja jõudnud ülekaalu, tegelikult ei ole, töötame rühmana, töötame jaona, mismoodi rühma jaana nagu töötatakse, mis asi on efektiivne, milliseid meetodid valida, kuidas seda siis, millised rünnakrühmad või kas jalgsi või koos transpordiga neid igasuguseid kinnipidamisoperatsioone teha, kas erariietes, kas mundris, vormis on ja et seal oli väga palju asju, et just see kogu aeg käis sellise parima teadmise kokkutõmbamine, kindlad koolitusmeeskonnad olid ja ennem kui läksid uued meeskonnad siis nagu välja, uus vahetus, nad said koolitust. Said nii-öelda koolitus, said instrueerimismeeskondadelt, said nii-öelda ülevaate, mida nagu teha vaja, mis on ülesanne ja siis samaaegselt käis ka koolitamine, et me põhimõtteliselt panime kõik selle tööle siis selle politsei, ma mõtlen mitme vahetuse. Oli õues vahetus, töö väljas on ju, siis järgmine väljas ta lähed puhkama, siis järgmisena puhkuselt tuled üles, sa lähed koolitusele ja koolituselt läksid välja tööle.
selline nagu rotatsioon. Oluline, et kõik elemendid, puhkus oli oluline, et nad puhkaksid. See, et nad koolitusel osaleksid, et siis ennem suur mass, politseinik on massirahvuste koolituse üldse koolitust saanud, et seda koolitust oli vaja teha. Ja siis pärast planeerisime sisse sinna vabasse aega sellised nagu, et saaks inimeste pead nagu tühjaks, kinno, ujuma, spaasse, saaks neid pingeid asju, saaks maha järgmistel päevadel, miks ma nendest nagu räägin, need on need psühholoogilised pooled. Et see oli siis oluline, aga lähen järjest edasi, siis pärast mõnda seda on nagu kordama. Et siin on, kuidas ta järjest hakkas muudku kerima, inimesi tuli nagu järjest rohkem juurde, Lähen siit rutem üle videost, nägite mõned pildid siin ka kollaste vestikestega. Need tegid siin põhitööra, nagu minister Pihl ütles kaitsepolitseinikele, et ta ei olnud nende tegevusega üldse rahul. Ütles põhilise töö tegelikult uuesti ära kollase vestiga nuiaga politsei, kes siis tagas seda turvalisust. Nagu näete, et olid need erineva varustusega, algselt olid väljas tavapolitseinikud ja siis pärast olid seal kiivritega natuke rohkem kaitsnud inimesed välja. Selline legendaarne pilt sellest ajast samamoodi, loomulikult taktikas täna mitte keegi nii nagu ei teeks, mingisugused ahelikke ja ennast eest kaitsta ei saa ja see on kõik lihtsalt selle aja õppimise kohad, lihtsalt iseloomustab seda sündmust. See oli ka videost näha, see mis see videos tolm, valge tolm oli, see oli meie jaoks ka midagi sellist uut, mis tegelikult töötas, jälle psühholoogiline riist, oli see pulberkustuti. Pulberkustutid olid kaasas sellepärast, et oli esialgselt oli info, et võidakse Molotovi kokteile teha, politseinikud läheb põlema, vähe kiiresti kustutada. Aga siis ta töötas ka psühholoogiliselt, seda ikka lasid näkku, silmad olid seda täis valged ära märgistatud ka, linnast oli lihtsam neid pärast ära noppida, sest sa tegelikult märgistasid ära. Et ta töötas nii praktiliselt kui ka psühholoogiliselt pooled, et see pulberkustuti, nii et päästjatele suur aitäh, päästekest me kõik need pulberkustutid saime ja pärast maha kandsime. Nii, muidugi valmistuti selleks igasuguseid torujuppe ja mida kõike nagu tehti, see oli esimese päeva pildid olid need sellised löömameeste pildid. Ja kusjuures pärast me läheme kinnipidamiste juurde ka, siis mingid asjad tulid üllatusena, et rahvusega nagu panime alguses mööda, et eriti oli see teisel päeval, et kui rohkem vaadasin, et kõik on venekeelsed väljas, siis tegelikult suurem hulk kinnipeetavast tegelikult olid eestikeelsed noored, kes tulid põnevust saama, kes tulid teisel päeval vargile, sellepärast teadlik poeakneid löödi sisse, seda anonüümne alla tulid nüüd shoppingul oma seljakotiga. Esimese pilt on see, teisele pilt on siis selline, kus tulid seljakotiga inimesed. Linnapäeval massiliselt noori seljakotiga. Mütsid ka, et saaks tõmmata rohkem nagu silmade peale, ehk siis massiliste korratuste puhul on see üks psühholoogiline asi, on see, et jääda anonüümseks. Massiefekt, jääda anonüümseks. Et seda, et kõike nagu lõhkuda on ülioluline kaamera. Seesama, et kõike salvestatakse, eks ole, avalikult seda tehakse, avalikult tuuakse kaamerad välja, suurte videokaameratega inimesed, igasugused operaatorid võimalikult palju, lisaks need linnakaamerad, pildistamine, see nagu lõhub selle anonüümsuse ära ja see nagu hirmutab inimesi, nagu toimub hästi preventiivselt. Et ja muidugi nende piltide siis ülespanek ja tuvastamine, mida kõik hakkasin hiljem tegema, ehk siis massiliste selliste kogunemiste ja korratuste puhul on oluline see anonüümsuse moment nagu võimalikult nulli viia. Et sa ei saa jääda lõpuni nagu anonüümseks või mingisuguste maskidega ringi käia või midagi sellist. Lähen nendest piltidest kiiresti nagu üle. Kinnipidamise siin pildid ja sellised nagu lahingupildid. Jõuame sellise tehnikani, päästjate alati meeldib masinad, kus ka enne. Seda meil Eestis, see konkreetselt, see riistapuu, me räägime nendest, tuleb päästjatele rääkida tehnikast, päästetehnikast. Millised veekaurid olid meil kasutada? Politsei veekaurit ei olnud. Eesti riigis oli 1,5 sellist päästes, mis tõenäoliselt sellel hetkel ei olnud, vähemalt me ei osanud küsida, või siis nad värvi ei soovinud, et alati massiliste korratuste puhul on ka oluline see, et me ei pane päästjaid kuskil sinna ette, nende tehnikat, neid inimesi on ju märatsev mass on ju, samamoodi me ei tee ju meedikutega, eks ole, seal või mis iganes teiste sellistega, politseinik on see, kes peab ikkagi seda ülesannet nagu lahendama, eks see värv peab olema nagu neutraalne, et me ei saa pääste sõidukit kasutada massiliste korratuste puhul, lasta selle inimesi laiaks. Et me kasutasime siis vanglate ametil, oli 1,5 autot on ju, et oli seesama see Uraal on ju,
kuidas sellest aru saada, et 1,5 autot? No 1,5, millest tegelikult jäi peale esimest 5 minutit järgi 0. Sellepärast, et paar psühholoogilist asja. Et seesama see uraal, mis toodi, siis murust toodi ära, me teadsime, et võid omaks minna, me tõime ta sinna Tõnismäele ja sealt enda tänavalt selle kaitsepolitsei maja juurest nagu toodi ülesse, sõitis ülesse, sellel roolis oli siis Vanglate Ameti venekeelne mingisugune tüüp, kellel ülesanne oli see viia see masin tuua siia kesklinna ja anda politseinikele üle. Siis ütlesid, kuule, et me ei oska mitte midagi selle masinaga teha, me ei tea mitte midagi sellest masinast. Et ole hea, kuule nüüd aita ja sõidame siin ja annad vee juga, kui me anname sulle käskuse. Panen politseiniku kõrvale ka raadiojaamaga, ütleme, et nüüd juga sinna, juba teise kohta. Ja siis ütlesid, ei, mina olen ise ka venelane, mina nagu ei tule sinna sellele. Põhimõtteliselt ta andis võtmed meile, läks välja ja kuna märulipolitseist oli pööranud päris palju kaitseda ja taustaga inimesi, kes suurte masinatega ostasid sõite igasuguste soomukite värkidega, oli kokku puutunud ka selliste uraalide, krasside ja siilide ja selliste asjadega sõitmine ei olnud nagu küsimus. Tehti kiire instruktaaž koha peal, kuidas see pump sealt pealt, selle Volga mootoriga pump nagu tööle läheb. Aga unustati öelda sellist asja, et seda loomulikult sõidu pealt kasutada ei saa. Meil siis juht istus rooli, käiks sisse ja siis oli moment, kus politseinikud juba hakkasid kividega seal pihta saama ja nüüd on õige moment vett kasutada, mina operatiivstaabi juhina tegin manööri, et pean kaitsema seda K-komando panin juba valmis juba sealt ja veekahur nüüd tuli ja siis kaamerad ees, kõik vaata, ministrid nagu selja taga, kõik ilusa uhke kaarega peab sa sealt pöörama kaitsepolitsei majast. Sinna peab nüüd vett laskma ja siis ta pani selle, põhimõtteliselt hakkas vett lasta, aga need käigukastid, ma saan aru, ei lähe absoluutselt kokku, et sa saad neid koha pealt seal lasta seda vett. Ja tema tõesti sõidu pealt. Ja see oli nii, et ainult 5 sekundit oli 3 meetri kaugusele ja oli kõik see, ühesõnaga tehnika enam ei töötanud. Silliga said selle autoga said sa sõita, aga enam pump ja kõik oli nüüd nagu läbi, seda kasutada ei saanud. No korralik selline tagasilöök, nii psühholoogiline kui ka tehniline, hindasime seda tohutuks jõuks, selliseks momendiks, politseinikud oleks tulnud ennast tugevamalt. Lükati see masin siis nagu eemale ja paralleelselt hakati siis seal Murru vanglas vangide poolt teist masinat siis nagu seadistama, et kuna selle keerasime vekki, kellel tuli siis see käigukast vahetada, et siis ühe masina veel, me ei tea kaua see kestab, et siis hakkas üks vanglatiim koos vangid hakkasid ehitama teist seda veekahurit, mida lõpuks valmis ei saanud ja me kasutusse ei saanud. Õnneks oli selline asi, et Lätis olid toimunud mingisugused suurüritused, Läti kolleegidega meil koostöö hea. Lätis siis eriüksus Riia linnas oli ja nad olid selle üritusega seoses olid saanud osta igaks juhuks siis eurorahadest veekahuri korralikult. Nad ei olnud mitte kunagi sõitnud oma territooriumilt välja. Suur territoorium, kõrge aiaga. Nad olid seal mõned korrad seda vett lasnud seal hoovis ja proovid, kuidas need pumbad töötavad ja edasi. Et nad masinad kasutada oskavad, mitte kunagi nad välja sõitnud. Autole registreerimata, ühtegi numbrit ei olnud. Meie minister tegi Läti ministri kirja, kuule jama meil peaks veekahurit vaja, teil on väga vändi värk ja lätlased ütlesid, et teeme ära. Leiti need eriüksuse mehed, pandi sinna rooli ja kaasa ka, anti igaks juhuks selline patakas sularahaga kaasa. Ei tea, kaua teil seal läheb ja võib-olla peab ise majutused kinni maksma ja kütused. Ja põhimõtteliselt see veekahur pandi siis vett täis ja nad tulid nii kiiresti kui võimalik, ma ei tea 130, kui palju kui nad seal sõitsid, saadeti siis Läti politsei poole pealt piirini ära. Meie liikluseriüksus ootas siinpool piiri liiklus vastas. Tehti eskort, et oli plaan algselt, et tehakse Pärnust mingisugune tankimispeatus. Aga kuna Tallinnas oli üsna selline nagu ärev, me räägime, see masin saabus teisel päeval, mitte esimesel päeval, ehk siis 27. saabus see masin. Päeva teises pooles õhtu kuskil kella 4 paiku. Ja siis Pärnust ja liikluspolitsei omad siis Tõnis Sulu seda liikluspolitsei üksust juhtis ja siis aeg, et etsi möödus, kaugel olete, ütles, et kuule väga kiire, et ei saa hästi rääkida, et kiirused on suured. Pärnu linnast põhimõtteliselt mindi niiviisi läbi sealt, et kogu aeg kardeti, et sõidavad selga. Sest need Läti mehed olid nii nagu väge täis, adrenaliini üleval ka, Tallinnasse lähevad, masin oli vett täis ja tuldi jütiga Tallinnasse nagu välja, nii et liikluspolitsei meestel oli selg oli jumala märg. Ja need siis see masin toodi siis Põhjaprefektuuri sinna taha hoovi, minister Pihiga läksime kahekesi vastu. Minister küsis, mis see masin maksis, vägev, et mitu teil on, üks. Siis põhjus, et me ostan 3 kohe. Ja sellised, värk ja sellised. Ja siis me panime K-komando mehe panime kõrvale, kes tunneb Tallinna linna. Me panime K-komando vastutusele ja siis ka päästja. Et kuna oli seal tegemist siis hüdrantide kaartidega ja Tallinna linnas orienteerumine oli küll,
treener. päästjad seal ei olnud ikka, kõigest päästjast me saime kaardid ja meil oli seal hüdrantidega orienteerimisel nagu suur mure, et see K-komando mees juhatas küll kuhu sõita nagu või siis oli tänaval, tulid kuskil appi, kuidas me need kaardid saime teie. et Alo Tammsalu oli sel ajal oli siis strateegilises staabis, sest peale lõunat ma sain Alolt, see oli see korraldus, et meil olid sel ajal niisugused suured planšetid, nii suured planšetid olid, eks ju, staabis ja veel suuremad, eks ju, kus olid siis kõik need nii-öelda need Tallinna linna hüdrandid peal ja siis ma saingi selle meeskonnaga sain kokku Kaarli kiriku ees ja siis andsin sellele K-komando vennale andsin selle planšeti ja siis hakkasin oma tuletõrjure keeles veel rääkima nendest hüdrantidest ja hakkasin talle ka diameetritest rääkima ja vooluvõttest, eks ju. noh, ta vaatasin mind nagu lennuõnnetust, eks ju. ja siis kas sa püstikut ka jäänud kaasa läinud, rallipüstikut, et vett üldse kätte saada? Seda ma ausalt. mina mäletan, et sina õpetasid püstikut kasutama. see tuli hiljem. põhiliselt käisid nad seal hädalas igavesest vett peale võttes, ma tean. Ma tankisin kaua kahe ees. selles mõttes, et ma selgitasin talle nagu selle teema ära, eks ju, et ma sain aru, et ta väga iseseisvad, eks ju. aga kui õhtul nagu siglentikasse lendas, siis üks hetk ma sain kõnedalt õhtul ja siis ta niimoodi ähkis ja puhkis ja ütles, et kuule, mul on vett vaja. ja nad olid Läti eriüksuse mehed, ega pärast hiljem, loomulikult me neid autasustasime. me andsime neile Põhjaprefektuuri või Politseiameti medali, me andsime neile Siseministeeriumi medali, eks ole, seal aukirjad, tänukirjad. ja siis nende eriüksuse siis ülem ütles, andis tagasisidet, et me teile parimaid mehi nagu ei saatnud, et nad on tehnikamaid need. et nad isegi ei ole eriüksuses mingisuguse spordijärkegi ära teinud. nüüd nad on isegi tänukirja saanud, nüüd tulevad Eestist tagasi nagu 2 kõva nagu medali. see rahapakk, mis neil nagu kaasas oli, ega nad olid natuke siuksed sustikud ka, loomulikult oli täielikult meie riigi ülalpidamisel kõik söögid, toidud, hotellid ja hoiti neid ikka nii palju kui võimalik, et motiveerida, sest oli tohutu nagu abi ja selline psühholoogiline nagu toetav moment seal politseinikele, siis ega nad kõik selle raha lõid laiaks. üks ostis seal naisele mingisugused kasukad asjad ja läks. pärast neid mingi 1,5 või 2 aastat maksid selle kasuka siis raha tagasi. nii et nii palju lugu selle pääste psühholoogiline moment oli ülioluline. lätlased olid endale selle soetanud, kuna Läti tegi haridusreformi 2004 ära. ja siis nad kartsid mässa ju 2004, nad olid 2004 juba soetanud selle haridusreformi jaoks. Neil oli mingi suur üritus oli seal, kui ma ei eksi, kas siis isegi mingisugune USA presidendi visiit või midagi seoses sellega nad said ju soetsi. võib-olla taustaks, et tegelikult oli seal strateegilise tasandi, mina sain rääkida Päästeameti peadirektoriga, kes oli sellel ajal Tanel Timberg ja ka ministriga vaielda, sest et me saime tegelikult korralduse saata päästjad tänavale rakettide ja nii-öelda veejubadega. ja minul, ma ei tea, kust ma selle julguse sellel hetkel võtsin, et ütlesin, et üle minu laiba, et Piht lubas mu lahti lasta. Timberg kinnitas seda, ütles, et päästjad ei lähe tänavale, et ainuke, mida me võime teha, et me võime anda politseinike kätte, aga meil olid ju punased autod. ja ütles, et punased autod ei lähe ja siis me leppisime kokku tegelikult, et 133 vist oli nende plaketid olid üleval, ma ei mäleta, üks oli vist mingi Lilleküla vana oma ja me viisime Kosele, et need värviti umbes 2 tunniga halliks. Mustamäel värviti. või Mustamäel. et need värviti siis 2 tunniga halliks vanglat nii-öelda värvi, et ei ole meie autod, aga ma ei mäleta, kas neid kasutati. Neid vist ei kasutatud. Mäss sai enne otsa, kui nad halliks said. et seal oli see teema oli ka ja ma tean, et